Tere! Ma olen nüüd huvitavas rollis, et ma hakkan teile rääkima teie tööst, sest ma olen muuseumiuurija. Jah, ettekanne keskendub muuseumikogude moodustamisega seotud temaatikale. Sellised kogumispoliitikaga kaasnevad teemad nagu otsuste tegemine kogumisel ja väljaarvamisel, kogude kasvu pidurdamise püüd ja kogude analüüs. Ettekanne põhineb suures osas uuringul, mille Muinsuskaitseamet tellis 2020. aastal Tartu Ülikooli etnoloogidelt. Töögrupis olid Ene Kõresaar, Jaana Reidler, Kirsti Jõesalu. Uuring materiaalse etnograafiapärandi kogumisest, kasutamisest ja säilitamisest Eesti muuseumides pidi kasutusse tooma andmed, mis oleks abiks riikliku kogumispoliitika kujundamisel ja üle-eestilise pärandihoidla ettevalmistustöödes. Uuringu käigus intervjueerisime muuhulgas 20 riigi haldusala muuseumi peavarahoidjaid ja teisi kogude asjatundjaid. Nende muuseumite valimisse ei kuulunud kunstimuuseumid, linnamuuseumid, loodusmuuseumid, kuna fookuses olid etnograafiakogud. Nendest intervjuudest ongi saadud praktikute vaade ettekande keskmes olevale teemale. Aruanne ise sai üle 500 lehekülje pikk, veebist on leitav selle kokkuvõtte Muinsuskaitseameti kodulehel ja lisaks nimetatud uuringule kasutan ka Tartu Ülikoolis praegu kestva Balti riikide muuseumide uurimisprojekti raames tehtud ankeetküsitlustele ja intervjuudele. Kõigepealt kogumise poliitikate ja praktikate taustast. 2019. aastal tegid Kurmo Konsa ja Kaie Jeeser Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatus ülevaate pärandi mõiste laienemisest ja kasvanud töömahust seoses vajadusega pärandit säilitada ja kirjeldada. Nad sõnastasid ka tänaste muuseumikogude peamise probleemi ja vastuolu. Tsiteerin. Järjest keerulisemaks muutuvad küsimused, mida koguda ja mida kõrvale jätta. Ühelt poolt mõjutab muuseumi surve kajastada maailma ja kultuure aina põhjalikumalt, teisalt jällegi majanduslik ja laiem halduskeskkond. Samast problemaatikast teen minagi siin sissejuhatuseks lühikese kokkuvõtte. Muuseumisektoris hakati kogude piiramatu kasvu jätkusuutmatusele viitama vähemalt 15-20 aasta eest, aga paradigma muutus on alles käsil. Briti museoloog Nick Merriman väitis juba aastal 2008, et muuseumid käituvad mitte jätkusuutlike institutsioonidena, kui, tsiteerin, laiendavad kogusid viisil, mis suurendab tulevaste põlvede halduskoormust. 10 aastat hiljem nentis Euroopa muuseumide väljaarvamispoliitikaid uurinud Hollandi museoloog Wiesmüller, tsiteerin, idee sellest, et pidev kogumine toob kaasa haldamatud kogud, on teoks saanud. Kollektsioonid on muutunud korraliku konserveerimise jaoks haldamatuks nii suuruselt, arvult kui kuludelt. Probleem on välja selgitatud. Lõputu kasv pole võimalik ainuüksi suureneva halduskoormuse tõttu. Tasapisi on muuseumiuurijad esitanud mõtteid vajadusest revideerida kogumisse ja kogumisse suhtumise filosoofiat. Mõtlemise nihke tuum peaks olema selles, et praegused muuseumitöötajad ei peaks suhtuma kriitikavabalt teelkäijate kogumisotsustesse, vaid võtma endale õiguse teha väljaarvamise otsuseid. Teadvustatakse, et taoline ümberhindamine tähendab suurt sisulist tööd kuraatoritele. Siit on näha, et vahepeal marginaalsemaks muutunud teadurkuraatori amet saaks mõtteviisi muutusega juurde uut kaalu. Üks mõtteviisi muutumise suund eeldab ka loobumist igavese säilitamise võimalikkuse paradigmast. Ja selle asemel soovitatakse mõista muuseumiobiekte elu loomuliku osana,
millel on samuti elu- ja surmatsüklid nagu kõigel muul. Briti museoloogid Jenny Morgan, Sharon MacDonald pakuvad kogude ümbermõtestamiseks välja kasvu vähendamise idee. See sisaldab kogude põhjalikku analüüsi, sellest lähtuvalt ka väljaarvamisotsuste tegemist ning mõtteviisis vabanemist pideva kasvuvajaduse survest. Kuna ka laiemas plaanis liigub ühiskondlik mõtteviis jätkusuutliku arengu poole, kus kasvu ei käsitleta vältimatult positiivse nähtusena, siis oleks muuseumikogude kasvu piiramine jätkusuutliku mõtteviisiga samal lainel. Nad kirjutavad ka, et kogudest väljaarvamisega ei pea asjade elu veel lõppema. Alternatiivideks on ümberjagamine, mujale andmine, uus kasutuse leidmine, ümbertöötlemine ja muu selline. Teisest suunast mõjutavad aga kogumist muud kaasaegsed museoloogilised vaated, millest ka esimeses ettekandes juttu oli. Isegi kui tänapäeval on hakatud loobuma esemete tüpoloogilise ja paikkondliku esindatuse ambitsioonist, nii-öelda lünkade täitmisest, ei ole endiselt lihtne teha valikuid, kuna asemel on tulnud uued ideaalid. Selle kohaselt on tuleviku jaoks vaja säilitada võimalikult palju sellist materjali, mis esindab ühiskondlikku mitmekesisust, arvestades erinevaid subkultuure, sotsiaalseid ja muid gruppe, nii esemeid kui lugusid. Ja kuraatoritele, kes kogudega tegelevad, on see juurde toonud otsustamise probleeme. Kui lugu on tähtis, kas siis koguda ainult lugudega asju ja kui lugudega, siis missuguste lugudega, missuguseid lugusid tulevikus tahetakse rääkida, kuidas me seda praegu teame. Ja kuraatorid kahtlevad oma pädevuses selliseid tulevikku suunatud otsuseid teha. Ja uuem trend, kui kuraatorid on loobunud valiku tegemise autoriteedist ja käsitlevad end vahendajana, siis ja annavad otsustamise huvitatud gruppide esindajatele, siis see on samuti toonud kaasa hoopis kogumise kasvu. Lisaks on 2000-ndatest aastatest aktuaalsemaks muutunud kogude kasutatavuse idee. Sellel on konservatiivsemaid ja radikaalsemaid lähenemisi. Konservatiivsemas tehakse kasutuskoopiaid ja toetutakse abikogudele. Rootsi museoloog Kerstin Smets esindab radikaalsemat lähenemist ja peab kõige olulisemaks kaasava muuseumi võtteks päris esemete käega katsumise lubamist. Ta nendib, et rääkides kaasloovast ja dialoogilisest muuseumist on seni olnud edulugude keskmes kaasaegsete tehnoloogiate tesse panustamine, aga see pole tegelik kogude kasutamine. Et tema suhtub kriitiliselt muuseumide, tsiteerin, ülepaisutatud usku tehnoloogia mõjusse näitustel. Nii need erinevad hoovused omavahel põrkuvad ja paratamatult mõjutab see meidki siin. Ja tulles nüüd Eesti muuseumipoliitika juurde, siis nagu te väga hästi teate, nüüd on juba üle 10 aasta kogumistegevus seotud kirja pandud kogumispõhimõtetega, mille Kultuuriministeerium sisse viis ja muuseumid on endale koostanud kogumispoliitika dokumendid. Juhendist lähtuvalt peavad muuseumid piiritlema kogumispiirkonda ja temaatikat, sõnastama argumendid kogumise ja vastuvõtmisest keeldumise otsuste tegemiseks ning kirjeldama muuseumikogu ja alakogude hetkeseisu ja täiendamisvajadust. Muuseumikogu hetkeseisu ja täiendamisvajaduse kirjeldamise osas seda osa on muuseumid oma dokumentides käsitlenud väga erineval
põhjalikkuse tasemel võib kohata nii pealiskaudsemaid kui lühikesi kirjeldusi kui süvitsi minevaid kogude sisulisi analüüse ka. Kogumistöö suunad sõltuvad muidugi ka muuseumi strateegilisest arengukavast, muuseumi profiilist ja mõne muuseumi puhul, nüüd ma lähen juba intervjuude juurde, toodi välja ka, et muuseumi nõukogu on kogumissuundade kohta sisulisi soovitusi andnud. Praktikas on saanud tavapäraseks, et kogumispõhimõtetele toetuvad muuseumid nii vastuvõtu- kui keeldumisotsuseid tehes. Seega järgivad muuseumid kogumisel piirkondlikkuse ja temaatilisuse põhimõtet, lisaks eseme seisukorra, väärtuslikkuse andmetega varustatuse kriteeriume. Intervjuude põhjal saab väita, et kogumispoliitika dokument on varahoidjatele abivahend just selleks, et keeldumisotsuseid põhjendada. Intervjuudest jäi mulje, et keelduda tuleb sageli ja keeldumine on mõnevõrra emotsionaalselt keeruline, aga kogumispoliitika dokument on toeks. Ja mida kitsam on muuseumi spetsiifika, seda kergem on ära öelda ja valikuid teha. Praktikas on otsustamise juhtumid muidugi subjektiivsemad, kui poliitikas ette saab kirjutada. Ja teatud subjektiivsus on kogumisel ju paratamatu. Objektiivsuse suurendamiseks on varahoidjad seadnud enda jaoks mõttelisi otsustamise kriteeriume. Näiteks, kuna tänapäeval on esemega kaasnev info või lugu aina olulisem, siis piiripealse juhtumi puhul otsustatakse legendi täielikkuse põhjal. Samuti on otsustav kriteerium eseme kasutamisvõimalus. Kas seda on näiteks kohe vaja mõne näituse jaoks? Intervjuudes nimetati, et kogenud varahoidja tunneb nii piirkonniti kui esemeliigiti oma kogu ja ei võta kogumispoliitika dokumenti just kuigi tihti lahti. Ta teab peast, mida on ja mida pole juurde vaja ja oskab ära hoida liigselt sarnaste esemete jõudmist kogusse. Lisaks sellele, et pikaaegse varahoidja mälu võib toimida kiiremini kui põhiku otsing digitaalsest andmebaasist, aitavad kogemus ja mälu kaasa digitaalsest andmebaasist esemete leidmisele. Aga muisiga seotud problemaatikast ma täna ei räägi. Siis, nagu te teate, vastuvõtukomisjonide roll, et see suurenes nüüd ka 2013. aastast, kui varem oli see ostuga seotud otsuste tegemiseks, siis nüüd on, või sellest ajast on komisjon kinnitab kõiki kogudesse võtmise otsuseid ja seda tunnetati ka ühe kogumise piiramise abinõuna, kuna peavarahoidja peab siis komisjonile täpsemalt ja rohkem põhjendama, miks mingit eset on vaja kogusse võtta. Sellega seotud muudatust tunnetasid tugevamalt just suuremate muuseumite peavarahoidjad, kes olid varem otsuste tegemisel iseseisvamad ja väiksemas muuseumis toimus ka varem otsuse tegemine pigem kolleegidega ühiselt arutades. Teatavasti saab kogumist jagada aktiivseks ja passiivseks. Passiivsena mõistetakse siis üldiselt seda, kui muuseum reageerib väljaspoolt tulnud pakkumisele ja aktiivse kogumisena välitöid, avalikke kogumise üleskutseid, aga ka kitsamalt võrgustike kasutamist vajalike asjade leidmiseks. Aktiivset kogumist peetakse justkui positiivsemaks nähtuseks kui passiivset. Ma arvan, et see tuleb ka selle sõnade tähendusest, et passiivne nagu pole nii hea, aktiivne on parem. Siiski
Passiivne kogumine ei tähenda, et muuseumil puuduks aktiivse rolli võimalus. Otsustamisvabadus on aktiivse ja passiivse kogumise puhul samasugune. Aga just passiivse kogumise juures, siis kui asju tuuakse, on peavarahoidja roll olla filter vahel, enne kui pakkumine jõuab vastava komisjoni ette. Ja kuigi inimeste poolt tehakse muuseumitele pakkumisi järjepidevalt, nagu intervjuudest välja tuli, rõhutasid mitmed peavarahoidjad, et passiivne kogumine ei ole iseenesest prioriteet. Nii et intervjuudest tuli välja seda, et passiivsel kogumisel on muuseumitöötajate endi jaoks nagu negatiivne varjund. Ja oldi enesekriitilised, kui oli vaja nentida, et passiivse kogumise roll või maht on suurem kui aktiivse. Aktiivset, siis sihipärast kogumist rakendatakse eeskätt konkreetsete näituste jaoks. Kõigepealt uuritakse, mida saab enda kogudest, mida saab laenata teistest muuseumidest ja siis ka inimestelt üleskutse peale, aktiivse otsimise peale leitud asjad võetakse esialgu laenuks ja hiljem võib-olla lepitakse kokku ka nende muuseumikogusse võtmine. Et selline praktika tuli üldiselt kõigi muuseumite peale iseloomulik. Näituse tegemise suurt mõju kogumistöö praktikatele minu kui uurija jaoks ilmestab asjaolu, et aktiivset kogumist ei tunnetanud vajalikuna need muuseumid, kus viimasel ajal ise esemenäitusi ei tehta, vaid pakutakse pinda teiste tehtud näitustele või tehakse ise pigem stendinäitusi, fotonäitusi. Ja väiksemad piirkondlikud muuseumid rõhutasid palju seda, et nad ei soovi asju niisama igaks juhuks koguda, kogudes on vähe ruumi, et kui siis on argument see, et ise leiaks kohe praktilist kasutamist nende interjööris, näiteks väiksemate vabaõhumuuseumite puhul. Ja 5 asjaolu, mis siis demotiveerivad aktiivset kogumist. Esiteks, pidev pakkumine, ei ole vaja minna koguma, materjali tuuakse, pakutakse regulaarselt palju. Teiseks, ruumipuudus hoidlates. Ja see ruumipuudus mõjutab ka esemete valikut nende suuruse järgi. Eelistatakse väiksemaid asju, eelistatakse fotosid, paberil dokumente. Kolmandaks, töötajate vähesus. Selle pakutava läbitöötamiseks pole piisavalt sobivat tööjõudu ja selle tõttu ongi teadlikult kogumist vähendatud. Muud prioriteedid, kui on pühendutud olemasolevate kogude korrastamisele ja andmete sisestamisele muisi, siis ei ole juurdekogumine olnud prioriteet. Ja 5, et sellised aktiivsed kampaaniad ei ole andnud soovituid tulemusi. Kas on toodud liiga huupi asju või ei ole üldse reageeritud. Nii et avalike üleskutseid tehes võib muuseumi tabada mittevajalike asjade uputus. Samas peetakse tõhusamaks pöörduda otse konkreetsete inimeste poole, kellel arvatakse vajaminevat materjali olevat. Inimeste tahet anda asju just sellesse muuseumisse rõhutas mitu varahoidjat. Sellest aspektist võivad muuseumi kogumispoliitiline profiil ja eseme pakkuja soov vastuollu minna. Aga positiivsena nähakse selles sidet ja suhtlemist kohaliku kogukonnaga. Seda just regionaalsetes ja väiksemate kohtade muuseumides.
Muuseum loeb sellisest käitumisest välja, et kohapealne muuseum on kohalikele oluline ja asjade vastuvõtmise kaudu täidetakse muuseumis oma piirkonna inimestega heade suhete hoidmise missiooni. Kohalikule kogukonnale ei taheta rohkete keeldumistega jätta sõnumit, et teie asjad ei ole meile olulised, millele järgneks, et teie ise ka mitte. Kuidas siis on lood kogumise piiramisega? Oma 2020. aasta uuringu kokkuvõttes me juba tõdesime, et kogumise kvantiteet on viimasel kümnendil, seda on teadlikult vähendatud ja seda mõjutasid kogumispoliitikatega seotud täpsemad profiilid kogutavale materjalile ja mitte otseste teguritena raha ja ruumipuudus ja kogudega töötavate inimeste vähesus. Kogude kasvu pidurdamise alast teadlikkust näitab, et praegu teevad muuseumid pigem tiheda eelvaliku ja iga arvelevõttu kaalutakse põhjalikult. Aga sealt edasi väljaarvamise meetodi kasutamine. Nagu te teate, on väljaarvamise otsuste tegemine iga muuseumi pädevuses ja poliitikas on väljaarvamise tingimusi nii-öelda lihtsamaks tehtud. Muuseumi seaduses on ette nähtud hulk sisulisi põhjusi, mis võimaldavad museaali kogust välja arvata. Põhjuseks ei pea olema üksnes hävimine või kaotsiminek. Praktikas, vähemalt selle 20. aasta intervjuude põhjal, toimub harva muuseumi väljaarvamist muudel põhjustel kui hävimine või väga kahjustunud olek või kaotsiminek. Väljaarvamisse suhtumises jagunesid intervjueeritud nagu 2 gruppi, mida ma nimetaksin ettevaatlikud, ainult siis, kui ese on hävinud välja arvata, ja teine grupp, nimetan nad siis ratsionaalsed, et võiks välja arvata põhjaliku analüüsi tagajärjel. Ettevaatlikku suhtumist iseloomustab ebakindlus just väärtuslikkuse seisukohast hindamist nõudvate otsuste tegemiseks. Vähem toodi põhjuseks asjaajamise keerulisust, aga peljatakse kahtluse alla seada varasemate muuseumitöötajate otsuseid, kuna end ei peeta selleks piisavalt pädevaks ja arvatakse, et eelkäijatel olid oma valiku tegemiseks mingid head põhjused. Muuseumid muidugi teadvustavad, et väljaarvamisele peab eelnema põhjalik analüüs nii kogu üldise koosseisu kui konkreetse eseme tasandil. Ja võib-olla selle analüüsi puudus siis ongi üks põhjus olnud selles ettevaatlikus suhtumises. Intervjuude tegemise ajal mitu muuseumit juba analüüsisid või plaanisid analüüsida inventuuri tegemise käigus oma kogusid ka potentsiaalse väljaarvamise seisukohast. Ratsionaalse lähenemisega varahoidjad nimetasid väljaarvamist kogudega tehtava töö loomulikuks osaks, teadvustades, et säilitamine nõuab ressursse ja need pole piiramatud. Ja seda argumenteerib ka järgmine tsitaat. Kui ma olen võimeline ja pädev uusi asju vastu võtma, siis ma olen võimeline mingi aja tagant neid ümber hindama. Positiivsena nimetati, et viimasel ajal on loodud tingimused, mis võimaldavad museaale kergemini välja arvata. Samuti toodi välja, et väljaarvamine on muuseumidele olnud justkui tabuteema, millega tegelemist kardetakse ja et sellist suhtumist võiks muuta. Üks kriitilise ülevaatamise vajaduse põhjus on nõukogudeaegne nii nimetatud ülekogumine, mil pakuti võeti vastu kriitilise lähenemiseta, mille tulemusel leidub kogudes palju sarnaseid asju, aga ka
ülinapi infoga varustatud asju. Kogenud muuseumitöötajad leidsid, et hinnanguid sellele, mis on kogutud õigesti, mis valesti, saabki anda tagantjärele aastakümnete pärast. Toodi näiteid, kuidas ka omal ajal ei pruukinud koguhoidjad mingil teemal kõige paremad asjatundjad olla ja võtsid mingit tüüpi asju vastu valimatult palju. Toodi näide sellest, et peavarahoidja arvestab võimaliku väljaarvamisega ka siis, kui uute esemete vastuvõttu kaalub, kui pakutav asi on paremas seisundis, kui samasugune varem kogudes olev tööstuskaup, siis võib võtta selle vastu, aga see puudutab just vabriku toodangut. Ja kogusid on vähendatud ka selliste struktuursete muudatustega, näiteks kui on raamatukogu raamatud olnud esemekogus arvel, need on arvatud esemekogust välja või on lõpetatud muuseumi igapäevase tegevusega seotud materjalide arvele võtmine, näiteks koosolekute helisalvestised või meened või tänukirjad. Ja abikogude tähtsuse suurenemisest muuseumitöö praktikas kirjutasime Ene Kõresaarega eelmisel aastal artikli, millest saate sealt põhjalikuma ülevaate. Lühikese kokkuvõttena ütlen, et abikogud on poliitikates vähe reguleeritud ala ja tänuväärne võimalus praktikas. Abikogudele kehtivad leebemad reeglid kui ametlikule põhikogule. Abikogu võimaldab haridusprogrammidega ja vabaõhumuuseumide interjööri sisustamisega seotud eesmärkide täitmist, aga ka arvele võtmise otsuse edasilükkamist. Paigutades esemeid abikogusse saab vähendada esemete dokumenteerimisega kaasnevat töökoormust ja ka hoiustamistingimused ei ole nii reglementeeritud. Samas on nende esemete kasutamine ekspositsioonis ja haridusprogrammides vaba. Selle kohta on väga hea näide Eesti Vabaõhumuuseumi kolhoosimaja ekspositsioon. Nii et kokkuvõtteks, et üks väheseid muuseumipoliitilisi regulatsioone, kogumispoliitikate sisseseadmine, on osutunud mõjukaks tegijaks muuseumitöö praktikas. See on olnud hea meede kogude kasvu pidurdamiseks. Muuseumid on suunatud omavahelisse kogudealasesse suhtlemisse. Samas praktikast on näha, kui suurt rolli mängivad kogumistöö käivitajatena näitused ja seda osa kogumispoliitika dokument eriti ei hõlma. Ja välja tooksin ka paradoksi, mis ilmneb seoses pädeva tööjõuga. Ühest küljest on pädeva tööjõu puudumine ajendanud kogumist vähendama, nagu oleks positiivne. Teiselt poolt pidurdab tööjõu vähesus kogude analüüsimist ja teadlikke väljaarvamisotsuseid. Et ilmselt, kui muuseumipoliitikas hakatakse tähtsustama sügavamat kogude analüüsimist, tooks see kaasa vajaduse kogusid tundmate teadurkuraatorite järele. Nii et muuseum on elav organism, leiab praktikas väljapääsu nii ressursside kui poliitikate puudulikkusest. Näide selle kohta on siis kogutava materjali paigutamine abikogusse põhikogu asemel. Aitäh! Aitäh, kuna ma tean, et Jaanal on see materjal väga hästi läbi töötatud ja kirjutatud, siis mul on hea meel ka välja hõigata, et me kindlasti püüame konverentsi ettekandeid avaldada kirjalikul kujul, kas siis intervjuude või artiklitena ka veebiajakirjas Muuseum. Nii et kõik teemad, mis siin praegu jäid markeerituks, nagu abikogude teema või ka muud, saavad veel kajastatud. Üks hästi kiire küsimus, kui publikul oleks, siis annaksin mikrofoni. Silla Seidi-Rätsep Eesti Vabaõhumuuseumist. Tahtsin küsida, et kas selle uurimise käigus või analüüsi käigus tuli välja ka häid praktikaid, kuidas neid nüüd, ütleme, maha kantud museaale suunata edasi,
et see on ka üks asi, millega siis see muuseumi inimene peab pärast tegelema, et kellele ma selle annan, et kui see on juba näiteks etnograafiakogud, mille ma olen teiste muuseumidega läbi võrrelnud, siis ma ei saa enam teistele muuseumidele neid pakkuda, et kas on mingeid häid selliseid kogemusi? Taaskasutuse näiteid või edasiandmise näiteid? Praegu ei tulnud veel neid häid taaskasutuse näiteid Eesti kohta, kuna kõik tundus olevat alles algusjärgus. Aga seesama Sharon McDonald ja Jenny Morgani üks uurimustest Briti muuseumi töötajate kohta, siis seal, et seda võib ka jälgida ja järgida, et nad on seal arutlenud nende kogudes olevate asjade ja tagasi elluandmise teemadel. Aitäh sulle!